mere sügavus ja vihmavatus ja taeva ulatus, päikese kiirgus, äikese välgatus, pilvede joonistus ja lapse häälitsus nüüd ühinevad meie kiitusega. Kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kuulutame koos halleluuja. Kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kuulutame koos halleluuja. Kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kuulutame koos halleluuja. Kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kuulutame koos halleluuja. Halleluuja. Kaagala sulpsatus on suurim saladus ja iga isiksus, kel antud elu ja iga rahvus, kel antud nimetus, inglitega koos nüüd ühinevad meie kiitusega. Kõik, kellel elu õhku, kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kuulutame koos halleluuja. Kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kuulutame koos halleluuja. Kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kuulutame koos halleluuja. Kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kuulutame koos halleluuja. 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 Kõik mere sügavus ja vihma puudutus ja taeva ulatus, päikese kiirgus, äikese välgatus, pilvede joonistus ja lapse häälitsus nüüd ühinevad meie kiitusega. Kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kuulutame koos halleluuja. Kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kõik, kellel elu õhku on, kuulutame koos halleluuja. Halleluuja. Halleluuja.
Kas kõigil on eluõhku, oli küsimus. Kõik, kellel on eluõhku on. Loodame, et teil on õhku ja ka sellist mõnusat tunnet, head meeleolu, vaatamata võib-olla selle porisele vihmasele ilmale. Oleme me täna ikkagi koos siin, et kuulda, ma usun, meeldivaid ja häid uudiseid, mis ühtepidi võib-olla on osadele uudiseks. Uudis selles mõttes, et sa pole sellest varem kunagi kuulnud, aga teistele selliseks võib-olla kinnituseks ja meeldetuletuseks, et head uudised tulevad ülalt, taevast, Jumalalt. Kas te teate, mis aeg praegult on? Täna oli selline, või täna on tegelikult üks püha, kõik teavad, ma usun. Ma tulin just praegult, käisin isa vaatamas maal ja isa on, ma ei oska öelda, kas ta on uuesti sündinud kristlane, aga ma tean, et ta Jumalat nagu usub, aga ta ei ole kindlasti praktiseeriv kristlane. Ma ei tea, et ta seal väga piiblit loeks või palvetaks, aga mida tema täna hommikul tegi, oli see, et võttis küünla välja, võttis ema pildi välja ja pani nii-öelda selle küünla põlema ema pildi kõrvale, eks. Ema on mul surnud 12 aastat tagasi. Ja isa tähistab või vähemalt usub sellesse hingede päev. Et hingede päev on siis täna, eks ju. Tegelikult aga Halloween on ka tegelikult, mis just siin parasjagu need kaks sellist põhilist püha. Ja ma kiiresti mõtlesin, et ega ma ei olegi väga süvenenud, keegi küsib, et mis nende tähendus on, kus see pärit on niimoodi. Ja siis ma mõtlesin, ma kähku korra vaatan internetist, et mis siin on ja lihtsalt harin teid natukene, kui teid huvitab, võib-olla mõni teab võib-olla rohkemgi kui mina või rohkem kui internet, eks ju. Aga ma kiiresti siin nüüd hommikul vaatasin ja täitsa tegelikult üllatavad taustad on nendel mõlematel pühadel. Et kui me näiteks räägime siis kõigepealt hingede päevast, siis hingede päev sai alguse kristlikust traditsioonist. Teate seda või? Et mina olen küll nagu suhtunud nendesse mõlematesse pühadesse sellised midagi väga sellised kummalist mingid. Ma ei ole isegi mõelnud, kus kohast hingede päev, et see on mingi Eesti värk siin kuskilt rahva usundist võib-olla paganatega seotud, eks ju, et jah. Aga tegelikult tuleb välja siis, et need juured tulevad kristlikust hoopis traditsioonist. Ja esiteks on siis All Souls Day ehk hingede päev loodi 10. sajandil munk Odilo Cluny kloostrist Prantsusmaal. Ja tema määras siis, kuidas ma hääldakse võib-olla, Cluny määras 2. novembri päevaks, mil palvetatakse kõikide surnute hingede eest. Nüüd me teame, et osad vanemad kirikud, nendel on surnute eest palvetamine üks ka selline praktika, mida nad praktiseerivad, mida meie võib-olla sellised protestantlikumad kirikud väga sellesse ma ei tea, kes me ei usu, aga me vähemalt ei praktiseeri. Me ei näe ka kirjakohti väga selgeid selliseid, mis annaksid meile alust uskuda ja praktiseerida palvet surnute eest. Ja see on muidugi omaette täiesti selles mõttes teema, eks ju, et kuidas keegi sellesse suhtub, aga meie oleme ikkagi aru saanud ja uskunud seda niimoodi, et kui inimene siit ilmast lahkub, siis temaga on kõik. Et meie palved väga palju enam tema olukorda ei muuda. Küll aga siis keegi ei keela sul nagu võib-olla minu isa või ka hingede päeval mõelda oma lähedastele, eks ju, mälestada neid, aga iseasi on, kas sa usud sellesse, et kui sa palvetad nende eest või paned selle küünla, et kas siis ta tuleb siis nii-öelda külla omastele, nii nagu usutakse hingede päeval, eks ju. Ja siis teiseks, katolik kirik võttis selle tava üle ning hiljem kandus see ka luterlusse ja teistesse kristlikesse traditsioonidesse. Eestis on hingede päev olnud tuntud juba keskajast, kui meie rahvapärimuses on see põimunud hingede ja kommentega, mis kestsid tavaliselt oktoobri lõpust novembri alguseni. Ja sel ajal usuti, et surnute hinged tulevad kodudesse külla, et neid tervitati rahuliku meeleolu, toidu ning vaikusega. No vot selline on siis Eesti ja eestlaste komme ja lihtsalt teadmiseks, et mis või kust nad pärit on ja mis mõjud ja juured nendel asjadel on. Ja ma ei tea, kui palju te Halloweenist teate, et siin Fredi eelmine kord tegi ka sellise väga
sellise statement'i, nagu inglise keeles öeldakse. Ja tegelikult ka internetis siin osad kristlased räägivad, et on ka lausa seminare või selliseid tehtud selliseid koolitust võiks isegi öelda sellest päevast, et mis see täpselt tähendab ja loomulikult nagu ka sellises negatiivses võtmes. Ja kui keegi minu käest küsib, siis ega mina sellest Halloweenist ka midagi ei pea, nagu ütleme, et no mis ta siis on, eks ju. Aga kui ütleme ausalt, ega ma ei ole ka seda nagu väga uurinud, aga kui nüüd toksisin jälle sisse selle asja siia, siis avanes selline pilt. Nii et ka, mis on päris huvitav. Ma küsisin siis, et kust kohast see Halloween pärit on. Ja Halloweenil on pikk ja huvitav ajalugu, mis ulatub tuhandete aastate taha ning ühendab endas keldi, kristlikke ja rahvapäraseid traditsioone. Et nii nagu natukene sarnane nagu see hingedepäeva asi, et seal on mingi kristlik alge kuskilt, millel oli kristliku kiriku tollaajane siis nagu arusaam nendest asjadest ja võib-olla ka siis praktika, mida võib-olla siis leiab piiblist või ei leia või mis iganes. Aga et suuremalt osalt on need sellised pühad nagu ära segatud või kuidagi siis rahva pärimuste ja siis igasuguste muude kommentega ja siis tuleb selline nagu ma ei tea, pool fabrikaat võib-olla, et ei ole ta päris see ega teine ja ka meie kristlased, et kuidas me sellest suhtume, siis me peaksime ka niimoodi sellesse suhtuma, et seal on midagi kristlikku kunagi olnud, aga et seal on ka kindlasti paganlikke või mingisuguseid selliseid kummalisi asju, mis üldse kohe piibliga kokku ei lähe. Ja siin on öeldud niimoodi, et Halloween on pärit iidsest kelti püha Samhainist, mida tähistati üle 2000 aasta tagasi peamiselt Iirimaal, Sotimaal ja Walesis. Samhain tähistas sügise lõppu ja talve algust. Aega, mil looduse tsükkel sureb ja algab uus aasta. Keldid uskusid, et 31. oktoobri öösel muutub piir elavate ja surnute maailma vahel õhukeseks. Siit tulebki see, siit hakkabki tulema kõik see nii-öelda see esimene mõte Halloweenile. Ehk siis surnute ja elavate piir, nende kuidagi see muutub selliseks õrnaks või õhukeseks, nagu ta see ütleb. Ning vaimud võivad tulla maa peale. Olete mõnda kohand? Ma ei tea. Et end kaitsta süüdati lõkkeid, kanti maske, et kurjad hinged ei tunneks inimesi ära. Ja siin ongi see kogu see koer maetud. Miks niimoodi riietatakse, miks niimoodi käitutakse, miks on sellised luukered ja kõiksugused. Ehk siis see juured lähevadki sinna kaugasse aega, kus siis prooviti siis nii-öelda neid kurje vaime või vaime, kes iganes tulevad siis inimesi kollitama, neid ära petta sellega, et sa riietad ennast ka sellisteks, nagu nemad on. Ma ei tea, kas teadsite seda? Mina ei teadnud näiteks. Ma ei ole kunagi uurinudki võib-olla. Ja kristliku mõju hiljem, kui Kristus levis Euroopas, püüdis kirik paganlikke kombeid oma tähtpäevadega asendada. Ja 1. november sai kõigi pühakute päevaks, All Saints Day ehk All Hallows Day ja 31. oktoobri õhtu oli seega All Hallows Eve, millest arenes välja sõna Halloween. Ja Halloween levis Ameerikasse 19. sajandil koos Iiri ja Soti sisserändajatega ja seal kujunes sellest lõbus ja kommertsik püha koos kostüümide, kõrvitsa elementid või laternate, jack-o-latern ja trick or treat. See on ka siis, kes Iiri Annes on Ameerikas elanud, et siis see on see nii-öelda käiakse siis nii-öelda norimas siis nagu meil Mardi ja Kadri sandid, kommi ja kõike muud. Anna või kahetse või kuidas seda, ma ei tea, kõige tõlkida Iiri võib-olla ütleb trick or treat. Jah, komm või pomm või ühesõnaga anna või muidu saad. Nende kommetega ja hirmufilmidega. Tänapäeval on Halloweeni populaarsust kogunud ka Euroopas, sealhulgas ka Eestis, eriti laste ja noorte seas. Nii et lihtsalt ärme ole ignorantsed ja ärme ole ka sellised väiksed või väiklased, et me ei mõista nende asjade tähendust või ajalugu. Et kui ka inimesed... Allan on ka teinud, jah. Ma kujutan ka, et selge see,
et kui keegi küsib, siis me ei pea seda väga mingisuguse eriliseks. Et nii kaua, kui ma saan aru, et nii kaua, kui lapsed teevad nalja sellega, mingi maani, seda võib aktsepteerida, me võime igast asjadega nalja teha aga kui hakkavad sinna juurde tekkima või tulema mingisugused sellised juba ka vaimsed mõõtmed, see on täpselt sama asi nagu joogagagi. Kui keegi seal teeb joogaharjutusi seal matil, siis ei ole mõtet kohe tast teemoneid välja ajama minna, eks, ja teda sõitlema seal ja kõike muid asju. Aga kui hakatakse seal juba mingisuguseid hingamisi harjutusi ja mingeid tasandeid puudutama ja mingisuguseid vaimulikke kogemusi otsima, et siis see asi läheb hoopis teise suunda. Ja sellepärast meie kristlased ka avalikud kantsis ütlemegi seda, et see Halloween oma nende paganlike mõjudega, mis tahavad võib-olla viia inimesed just selle raja peale, et see kõik see vaimumaailm on nii põnev ja siin on kõiksugused vägevad asjad ja et siis tegelikult me teame, et nende asjadega ei ole mõtet nagu mängida. Et sa võid väga kergelt mingisugused uksed avada ja avada võib-olla oma maailmas mingisugused sellised kanalid, mida pärast ei saagi enam kinni ja hakkavad sulle unenägudest tulema või mingid hirmuasjad ja nii edasi. Et ühesõnaga, et me ei pea kartma, me peame teadma nende tausta, me teame, et need tulevad kristlikest asjadest või kristlikest traditsioonidest, millel on võib-olla ka oma selline väike nagu mõte olemas. Aga jah, ütleme, see kuud on tänapäeval läinud, see on kommertslikuks selliseks, millel on oma oht kindlasti olemas, mida meie kristlased peaksime nagu vaatama ja jälgima. Nii et ma mõtlesin, et nende 2 päeva puhul väike selline kiire ülevaade sellest, aga meie tuleme ikkagi Jumala sõna juurde ja kohe hakkame Jumalat ka ülistama, aga alustame sellega, et me ka palume ja palume, et Jumala vaim võiks olla täna meie keskel siin. Issand, me oleme täna kogunenud kõikide nende inimestega, kes täna siin on sellel novembri vihmasel päeval ja võib-olla ka kodudes, kes jälgivad ennast palju mugavamas olukorras, aga me oleme kõik üks kogudus, Jumal, sinu ees, kes oleme kokku tulnud ja kokku kogunud eelkõige selleks, et teenida, ülistada, kiita sind, et muutuda rohkem sinu sarnaseks. Viia läbi selline Jumala teenistus, mis on sinule meelepärane, see tähendab oma meelte uuendamist, see tähendab oma ihu ohverdamist selles mõttes, et me anname sulle selle voli tegutseda meie eludes nii, nagu sina soovid. Ja täna, kui me oleme siin koos ka füüsiliselt, siis me teame, et sinu püha vaim on ka füüsiliselt, võib täitsa füüsiliselt olla ka meie keskel niimoodi, et me teda kogeme, tunneme. Ja me tahame avada oma südamed, oma meeled, oma mõtted, mitte järgida oma võib-olla teenistuse traditsioone või kõike neid tavasid, vaid anda Jumal sulle ruumi siin. Et kui sinul on miskit, mis sina tahad teha, siis tunneksime ära ja oleksime valmis neid asju järgima. Täname, et täna meil on juba üks tunnistus, mis tuleb ja kui kellelgi on veel, Jumal, kui sina ilmutad või annad kellelegi midagi, siis tulgu need asjad esile. Jumal, las kõik sinu need vaimuanded töötaksid meie keskel. Et me ei oleks kuidagi sellised, kes märgist mööda lasevad, vaid et me saame aru, Jumal, mida sina tahad ja mis sulle meeldib, sest sina oled see, kes sa oled meie issand, meie valitseja ja kes on meie südames elab. Issand, me anname selle aja nüüd sinu kätte ja täname, et sina oled täna meie keskel tegutsemas, elavalt tegutsemas Jeesuse nimel. Aamen. Nii et meil on, Raul, sina vist, kus on, sa loed piiblit meile, jah? Tule siis loe piiblit. Et saan jälle lugeda piiblit ja väike parandus täna on, et 1. novembri pühapäev ei ole viimane novembri pühapäev. Juhtub, aga kirja koht, mis tahtsin lugeda, on Taaveti laul 62.2. Üksnes Jumala juures on mu hing vaid, tema käest tuleb mulle pääste. Et ma olen elus igasuguseid väljakutseid olnud ja siiamaani on väljakutseid, aga tänan Jumalat selle eest, et on andnud mulle hea südame teenida ja julgustan ka teisi kõiki teid teenima oma andidega ja südamega, mida teil võimalik on. Aitäh, ma lähen nüüd lastega tegelema. Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa, sulle enda andas. Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand.
oled mu issand sa. Sulle enda andas, Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa. Sulle enda andas, võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Ja las su au täidab meid nüüd, ja las su au täita see paik, ja las su au täidab meid nüüd, ja las su au täita see paik, ja las su au täidab meid nüüd, ja las su au täita see paik, ja las su au, ja las su au. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Võta mu elu, võta mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Risti kandsid sa, et elada sulle vabana võiksin ma. Sulle ennast annan ma, su headusest kogu südamest laulda saan. Väärt ja auline Jeesus, kummardame me sinu nimes. Väärt ja auline Jeesus, vaid sina oled see, keda austame. Sinu armastust kogedes. Su arm mind puudutab, su headusest kogu südamest laulame. Väärt ja auline Jeesus, kummardame me sinu nimes. Väärt ja auline Jeesus, vaid sina oled see, keda
väärtjauline Jeesus, kummardame me sinu nimes. Väärtjauline Jeesus, et sina oled see, keda austame. Sinu au kogu taeva ju täidab, las see täidab meie maa. Ainult sulle laulan ma, pole võrdset sinuga. Sinu au kogu taeva ju täidab, las see täidab meie maa. Ainult sulle laulan ma, pole võrdset sinuga. Sinu au kogu taeva ju täidab, las see täidab meie maa. Ainult sulle laulan ma, pole võrdset sinuga. Sinu au kogu taeva ju täidab, las see täidab meie maa. Ainult sulle laulan ma, pole võrdset sinuga. Sinu au kogu taeva ju täidab, las see täidab meie maa. Ainult sulle laulan ma, pole võrdset sinuga. Sinu au kogu taeva ju täidab, las see täidab meie maa. Ainult sulle laulan ma, pole võrdset sinuga. Pole võrdset sinuga, Jeesus. Väärtjauline, väärtjauline Jeesus, kummardame te sinu nimes. Väärtjauline Jeesus, et sina oled see, keda austame. Väärtjauline Jeesus, kummardame me sinu nimes. Väärtjauline Jeesus, et sina oled see, keda austame. Jeesus, oled väärtjauline. Jeesus. Väärtjauline Jeesus, kummardame me sinu nimes. Väärtjauline Jeesus, et sina oled see, keda austame. Väärtjauline Jeesus, kummardame me sinu nimes. Väärtjauline
et oled olnud mu kõrval sa. Tänu sulle, Jeesus, nii päeval kui ööl. Sinu kätt võin tunda, ma sind tänan ma. Sind tänan ma, et oled olnud mu kõrval sa. Nii päeval kui ööl. Sinu kätt võin tunda, ma ülistan sind kõige eest, mis oled teinud sa. Sulle kuulub mu süda nüüd, mulle kallis oled sa. Ülistan sind kõige eest, mis oled teinud sa. Sulle kuulub mu süda nüüd, mulle kallis oled sa. Sind tänan ma, et oled olnud mu kõrval sa. Nii päeval kui ööl. Sinu kätt võin tunda, ma sind tänan. Ja sind tänan ma, et oled olnud mu kõrval sa. Nii päeval kui ööl. Sinu kätt võin tunda, ma ülistan sind. Ülistan sind kõige eest, mis oled teinud sa. Sulle kuulub mu süda nüüd, mulle kallis oled sa. Tänu sulle, Jeesus, tänu püha vaim, tänu sulle, Isa, aamen. Tänu sulle, Jeesus, tänu sulle, Jeesus, tänu püha vaim, tänu püha vaim. Tänu sulle, Isa, aamen. Tänu sulle, Jeesus, tänu püha vaim, tänu sulle, Isa, aamen. Tänu sulle, Jeesus, tänu püha vaim,
Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Tänu püha vaim. Tänu sulle, Jumal. Aamen. Issand, tänu sulle, me täname sind. Me täname sind, et sa oled koos meiega, et sa oled meid läbi viinud nii paljust. Aitäh, et sa oled toonud meid tänasesse päeva, Issand, ja sa oled ikka meie kõrval. Sina oled ustav. Halleluuja. Sina oled ustav. Tänu sulle. Tänu sulle. Aitäh sulle selle imelise võimaluse eest nimega elu. Halleluuja. Aitäh, et sa oled meid igatüht loonud nii eriliseks, kordumatuks, ainulaadseks. Tänu sulle, Jeesus. Halleluuja. Mina saan teile täna jälle jagada noorte minutit, aga seekord on, mul on südames olnud see, et peaks nüüd selle Vol 3 tegema sellest füüsika ja keemia asjast, mida ma olen varasemalt rääkinud. Ma olen teile rääkinud väga suurtest asjadest nagu galaktikad ja igasugused muud planeedid ja hästi-hästi suured asjad, mida Jumal on loonud. Ja seda, et universum paisub ja kõik on hiigel suur. Siis ma olen rääkinud teile väga väikestest asjadest, osakestest, mis hoiavad tervet ilmaruumi koos, sind koos ja nii edasi. Ja nüüd ma täna räägin teile makromaailmast, mis on siis põhimõtteliselt inimene, tema ümber olevad nähtavad asjad, ehk siis põhimõtteliselt 1 millimeetrist kuni 1 kilomeetrini. Ja räägiks, täna keskenduks enamjaolt inimeste seisukohale. Siis sa võid selle käima panna. Vot, väga hea, makromaailm. Siis võib edasi panna selle slaidi. Ja seal on üks pilt, sellest ma räägin ka hiljem, aga ma räägin, mis see makromaailm siis on. See on nagu klassikaline füüsika, mida sa saad oma silmaga näha, et inimene kuulub makromaailma, sinu koer või kass, igasugused loomad, kõik, keda Jumal on loonud, putukad lähevad sinna alla, ehitised, mida inimene on ehitanud, mingisugused loodusasjad, puud, põõsad, jõed, järved, mered. Põhimõtteliselt kõik, mida me saame käega katsuda mõnes mõttes on makromaailma osa. Ja miks ma selle Burj Khalifa sinna panin? See on näide sellest, kuidas inimene on võimeline oma teadmistes ja oskustes ehitama midagi väga võimast. Ja see on maailma kõige kõrgem hoone praegu. Praegu ehitatakse tegelikult veel suuremat kuhugi või veel kõrgemat. Aga see on praegu maailma kõige kõrgem ja see on 830 meetrit. Seega peaaegu terve kilomeeter ja see on Araabia Ühendemiraatides Dubais. Ja see on lihtsalt üks näide sellest, kuidas Jumal saab inimesele tarkust anda, et inimene saab ehitada. Kas see on vajalik ehitis, ma ei tea, aga see on väga võimas ehitis. Sa võid järgmise slaidi panna. Ja mul on tunne millegipärast, et ma räägin kuidagi Kajaga. Võib-olla ma ei räägi. Ja, aga kui me lähme inimesse, siis inimene on keeruline. Kui me hakkame teda füüsikaliselt ja keemiliselt vaatama, siis seal on, inimesel on sees hapnikku peaaegu 65%, siis on tal süsinikku, vesinikku, elemastikku ja on ka muid elemente. Ehk siis inimene koosneb tegelikult väga keerulistest elementidest. Ma sinna sisse täpsemalt ei hakka minema, mida need seal teevad, sest ma arvan, see pole praegu kõige olulisem. Pigem on oluline see, et keemilised elemendid on meil ümber ja need on ka sinu sees. Ja Jumal on loonud sellise keskkonna, et need asjad toimiksid super hästi. Kõikidel nendel elementidel on mingi roll sinu organismi talitluseks. Aga kui me hakkame rääkima inimese kehast, siis ma hakkan tooma erinevaid fakte, mis tegelikult on väga põnevad. Mis sinu sees võivad olla? Enamik inimestel on 206 luud. 206 on väga palju ja nad on olemas ja nad on su sees. Veresooned.
9000 kuni 19 000 kilomeetrit. See on metsikult palju. See oleneb inimesest, see varieerub inimesest, aga see on metsikult palju, on sinu sees. Täpselt arvu ma ei tea, sest et see oleneb inimesest. Inimese kehas on umbes 37 triljonit rakku. 1 triljon on 10 astmel 12. Seega 12 nulliga. Seega see on metsikult palju. Mis sinu sees on? Jumal on need asjad loonud niimoodi. Need arvud on hiigelsuured, aga see on see, kuidas meie keha funktsioneerib. Närvide pikkus võib olla 150 000 kuni 180 000 kilomeetrit. Eks siis sa saad oma närvidega 4 tiiru teha ümber maailma. Jumal on loonud närvid ja nad on meie sees ja nad lihtsalt on niimoodi ja need on vot. Aga mis siis inimest eristab muust loodust? Mis eristab meid loomadest, lindudest? See, et meil on mõistus, meil on intelligents, meil on võime rääkida, suhelda, olla suhtes teiste inimestega ja me oleme loodud Jumala näo järgi. Ja Jumal on andnud meile ka vastutuse selle maailma eest hoolt kanda. Seega see on üks inimese põhi asju, mis inimesele on antud. Ja see 1. Korintuse 12:12 näitab ka seda, et ihu on üks tervik ja sellel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Seega meil on ümber väga palju inimesi ja koguduses eriti me kõik kuulame ühte Kristuse ihu osasse. Seega kõigil on funktsioon, kõiki on vaja. Seega inimesed koosnevad sellistest asjadest, mis seal on ja Jumal on meid loonud kokku. Võid panna järgmise slaidi. Siis ma räägiks sellistest asjadest, mida inimese ajus ja sünapsid, mis need on, sest need on ka väga huvitavad asjad. Toimuvad sünapsid, põhimõtteliselt kui inimene mõtleb või inimene oleb seoseid, siis on sünaps on selline nagu niit või nagu liimikene, mis paneb 2 närviraku kokku. Ja mida rohkem sul on mõtteid, mida rohkem sa seostad asju, seda tugevamaks need sünapsid lähevad, seda rohkem sa soodad seostada asju. Seega kui inimene funktsioneerib hästi, tema aju töötab hästi, siis need sünapsid tugevnevad, need asjad sul ajus töötavad ja seda rohkem sul on võime mäletada asju, seostada asju ja see on väga lahe. Närvirakk on umbes 86 miljardit ajus ainuüksi. Ja miljard on siis 10 astmel 9, ehk siis 9 nulliga. Aju tarbib umbes 20% terves keha energiast, aga aju on tegelikult nii väike, aga ta võtab enamiku energiast ära, sest aju on see, mis paneb su asjad tööle. Et sa saaksid kätt liigutada, siis su aju peab sellele signaali andma. Aga see on väga automaatne tegevus tavainimestel. Ajuga on sul võimalus põhimõtteliselt panna üks väike elektripirn tööle. Inimese aju suudab nii palju energiat anda, mis on umbes 20 vattine pirn. Seega inimese aju on väga võimekas. Ja mis siis, ma panin sellise huvitava asja veel sinna. Inimese aju suudab talletada umbes 2,5 petabaiti infot. 1 petabait on umbes 1 miljon gigabaiti. Seega sinu aju suudab mäletada asju, ta suudab teha seoseid ja öelda seda, et ma ei mäleta midagi. See ei päde seda. Inimese aju tegelikult suudab ülipalju infot sisse võtta. Jumal on loonud niimoodi. Miks ta nii loonud on? Ma ei tea, aga see on lahe. Ja siis tõin ka siia 1. Korintuse 6. peatüki 19. kuni 20. salmi. Ja miks ma seda tõin siia, on see, et ülioluline on meenutada seda, et Jumal on andnud meile nii lahedad asjad, mis meie sees toimuvad, aju, mis meil toimib enamikel inimestel korrektselt. Me saame liigutada oma käsi, me saame kõndida, me saame joosta, hüpata ja Jumal on andnud meile ihu ja see on püha vaimu tempel, mille me oleme saanud Jumalalt ja me ei ole iseenese päralt. See kõik, mis meie sees on, kõik, mida me saame teha, see on Jumala arm meile. Seega me oleme kallt ostetud ja Jumal kutsub meid üles austama seda, et meil on võimalus jagada Jumalat, meil on võimalus austada Jumalat oma kehaga,
kui me mõtleme sellele, kui palju meil rakke on, kui palju meil närve on, kui palju meil kõike veresooni on, nagu ma just tõin näiteks. Et neid on tohutult palju, Jumal on selle süsteemi loonud, et me saaksime korrektselt elada ja me saaksime hästi elada. Võib panna järgmise. Ja nüüd on selline tore asi, ma ei tea, kui paljud seda teavad, aga ma arvan, et enamik inimesi võib-olla, kes siin on, võib-olla on kuulnud sellest, et inimese sees on selline molekul, mis on ristikujuline. Ja see võib olla üks võimalus sellest, et Jumal on päriselt olemas. See on lamiini molekul, ta näeb välja ristikujuline, aga mis selle põhimolekuli funktsioon on, see on selline molekul, mis hoiab sinu keha toimivas olukorras. Kui seda molekuli inimeses ei oleks, siis sul ei oleks nahka, sul ei oleks kindlaid rakke. See on nagu liim, mis hoiab sind koos. Seega see on ristikujuline. Kas see märgib seda, et Jumal on päriselt olemas? Ma arvan, et ta võib sellele vihjet anda, et sul on selline molekul kehas, mis hoiab sinu keha koos, toojab sinu siseorganeid, närvisüsteemi, lihast, nahka koos, et kõik funktsioneeriks. Et inimese sees on see keskmine pilt seal, kus on valge ja mustad täpid, et see on umbes selline kujutis, kuidas molekul võib välja näha. Vot. Ja psalmid 139, 13-14 ütlevad, et siis sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ja 14. salm on väga minu meelest eriline. Ma tänan sind, et ma olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Seega tänu Jumalale, et meil on funktsioneeriv keha. Meil on sellised asjad sees, mille peale me igapäevaselt ei mõtle. Et meil on tohutult palju siin igasuguseid rakke ja organismis on mingeid protsesse, mille peale me igapäevaselt ei mõtle. Aga tänu Jumala need töötavad ja me saame hingata, me saame elada. Nii et ma tänan. Tervist, armas kogudus. Ma ei tea, kas mind on kuulda. Ma tahan jagada oma tunnistust, süda taab. Aga ma lubasin Jumalale, et kui mu analüüsi vastused on korras, et siis ma annan kogudusse tunnistuse. Pärast tema surma oli mul kuidagi tekkis tohutu hirm arstide ees. Et sul tekkisid sellised hirmu mõtted, et kui ma lähen arsti juurde ja ma võin sealt saada sellise jubeda diagnoosi, kuidas siis edasi. Ja see hirm tegelikult kestis pea üle aasta. Ja jõudis kätte siis aeg, kus ma pidin minema tegema analüüse. Ma siis aastas korra pean käima andmas vereanalüüsi, et siis teada saada, kas kõik on hästi. Ja enne arstile minekut ma ütlesin Jumalale, et ükskõik, mis on, et ma usaldan sind ja kui mul on kõik hästi, siis ma tahan seda koguduses jagada. Ja mis oli ka väga hea, oli see, et neljapäeval on meil kodugrupp ja me palvetasime. Kui tavaliselt seal arsti ukse taga tekib sul selline, minul tekib siis tohutu hirm ja paanika, siis sellel hetkel oli mul sees nagu täielik rahu. Ja ma tundsin, kuidas tegelikult kodugrupi palved kandsid sind läbi ja andsid su sisse nagu sellise tohutu rahu. Tänu Jumalale kõik oli nagu hästi, kõik oli korras, aga mis ma tahtsin nagu jagada või öelda, kui oluline on usaldada Jumalat ja püha vaimu ja mitte lasta hirmul enda sisse tulla või saada nagu võimus sinu üle, sellepärast et hirm tegelikult halvab meie aju. Ta paneb tööle igasugused mõtted ja see on üks viis, kuidas sa tegelikult hästi kergelt võid minna Jumalast nagu eemale. Ja mul on ka tänupalve, et ma olen nii tänulik nagu meie kodugrupi eest, et see on aeg, kus me saame kokku, kus me saame nagu rääkida, palvetada, arutleda piiblit, et ma tahan julgustada, kui sul ei ole kodugruppi, siis meie vabriku kodugrupp väga lahkelt võtab sind vastu neljapäeval kell 6:30. Et oled väga nagu oodatud ja tere tulnud. Et tänu Jumalale, et on mu elus, tänu Jumalale, et ma saan iga päev nagu palvetada, et ma saan nagu minna tema ette, tema võtab ära kogu hirmu ja tema on hea.
aitäh. mul on hea sõber, ta võib-olla isegi vaatab tänast mütsi, ma täna räägin tema imest. Ja seal oli üks naine kuskil Harku järve kõrval, kes palvetas, et oma korterit, 90 ruudust korterit anda ära kristlasele. Tal oli müüa, mitte anda ära, sorry, anda ära. No, tegelikult see tuli välja nagu andis ära. Müüa kristlasele ja siis minu sõbra Maareku tütar Maarit on Oskariga abielus, nad on lauljad, mõlemad laulavad väga hästi. Oskar on rootslane ja elavad siin Eestis ja võib-olla mõned teavad teda, teate neid jah, keegi noored. Ja siis nad, Marek siis vaatas neid kortereid, kuulutusi ja leidis selle, et siis lähme kohe vaatama. Võttis lapsed, noored siis kaasa ja läksid koos vaatama ja nad olid kõige esimesed, kes selle naise juurde läksid, kes siis oli palvetanud, et ta saaks kristlastele anda. Ja kujutad ette, ta vabandab, et oiga vabandage, et mul on televiisoris siin TV7 praegu jookseb, on ju, et ärge pange nagu pahaks. Ja järsku TV7-st Maarit ja Oskar laulavad seal samas seina peal. Ja siis ta vaatab nii. Ma just palvetasin, et tuleks kristlased ja ma müün nendele selle korteri ära, et need oleks ainult kristlased. Mõtle. Ja nüüd see minu sõber, tema ütles, et mina ei tea, oli see nüüd jumal või mitte. Me ütlesime saunas talle niimoodi, kuule mees, kui sa nüüd veel kahtled, siis ma ei tea, mis su peas toimub. Et nii imeline asi. Ja ta saigi müüdud ja said imeodavalt. See mu sõber ja need noored võitsid umbes, ikka, ma ei taha neid numbreid öelda, aga minu turuhinna järgi nad said nii soodsalt, et jumal on ikka väga hea. Ma loodan, et see naine ka ei hävinud, vaid issand õnnistagu seda naist väga-väga, kelle oma see oli. Aitäh. Tervist. Ma tahaks täna rääkida ühte piiblilugu. Me iga pühapäev räägin siin piiblilugusid ja tegelikult ma lootsin seda rääkida siin eelmine kuu, aga siis juhtus, et ei jäänud selleks vaba aega ja ruumi ja tahaks seda siis täna lugeda. Ja see on tähendamissõna töötegijatest Viinamäel, mida Jeesus räägib siis nendele, kes teda kuulavad, eelkõige oma jüngritele. Aga ma usun, et ta räägib seda ka täna meile. Ja lugu on Matteuse 20. peatükis, aga me alustame võib-olla sellega, et vaatame veel seda, mis toimub enne seda. Piiblit lugedes on alati väga hea, et sa viid ennast kurssi kontekstiga. Et see on juba ju vana teema, et kui sa võtad ühe piiblisalmi ja ehitad selle peale õpetuse, siis on see tõenäoliselt mingi jama. Sa pead lugema salmi eespool, salmi tagapool, lugema peatüki konteksti ja heal juhul ikkagi olema kursis kogu piibliga ja leidma selle kohta infot ka muudest kohtadest. Et klassikalises teoloogias öeldakse kohe, et ühe kirjakohaga ei saa ega tohi õpetust üles ehitada. Aga vaatame seda lugu eespoolt juba. Ja salmist 25, peatükk 19:25 jüngrid üllatuvad. See on see noor mees, kellel on palju varandust. Ja ta ütleb, et ma täidan kõiki käske ja ma olen igati tubli. Mis ma veel pean tegema? Ja Jeesus ütles, et müü kõik ära, mis sul on. Jeesus ei ütle täna sulle, et sa pead kõik tingimata ära müüma, mis sul on. Aga ju siis selle noormehe jaoks oli see varandus piisavalt suur väljakutse või midagi, mis teda kinni hoidis ja takistas teda Jeesust järgimast. Ja kui sinu elus on midagi, mis sind takistab Jeesust järgimast ja sa tead seda, et see on probleem minu elus või võib-olla see ei olegi mingi probleem su elus, aga see on võib-olla mingi muidu täiesti okei asi, aga see segab sul tulla kirikusse, segab sul tulla palvekasse, segab sul tulla kodugruppi või kuhu iganes. Siis ütleb Jeesus, et anna see ära. Ja jüngrid ehmatavad salm 25. Kes siis üldse võib pääseda? Kes üldse võib tulla Jumala juurde? Ja Jeesus ütleb teile, et inimese käes on see võimatu, aga kõik on võimalik Jumala käes. Me usume seda, et meie Jumalal ei ole midagi võimatut. Ei ole olemas olukorda, mida ta ei suudaks lahendada. Henri siin eespool ju rääkis ka seda, et kui meil ka läheb halvasti, siis näeme selles ka head asja. Astusin koera junni sisse. Väga hea. Oligi aeg jalanõusid pesta. See oli väga hea näide minu meelest. Eks ole, mis iganes meie elus juhtub, väga hea. Me saame seda olukorda kasutada enda kasuks ja seda olukorda lahendada. Seda olukorda võtta niimoodi, et see tuleb meile kasuks.
inimese käes on kõik võimatu, aga kõik on võimalik Jumala käes. Jumal viibib kõikjal. Jumal on alati kohal. Jumal, kes on väljapool aega ja ruumi. Tal on aega 1 000 000 aastat, võiks öelda, kuulata sinu palveid. Vahel küsitakse, kuidas Jumal jõuab kõiki kuulata. Kes on näinud seda filmi Bruce Almighty siis, et kuidas ta seal istub arvuti taga ja püüab Jumalana vastata kõikidele palvetele ükshaaval, eks ole. Meie Jumal ei tee niimoodi. Meie Jumalale pole see vajalik. Ta kuuleb igat palvet. Ta näeb sinu igat olukorda. Ja võib-olla ette rutates ma tahan öelda ikka seda, et Jumalal on sinu jaoks arm alati. Raskes olukorras, kui sa palvetad ja usud, et ta sind kuuleb, siis olukorrad muutuvad ja olukorrad lahenevad. Ja Peetrus küsib salmis 27 lausa niisuguse natukene iseka küsimuse. Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meist saab? Meile saab. Mäletate see lugu, kuidas Jeesus tuleb ja kutsub Peetrust. Peetrus on kalamees. Ta on sisse töötanud oma äri. Ta on tellinud omale 1000 visiitkaarti kirjaga Peetrus, kalamees. Ja nüüd korraga ütleb Jeesus talle, et sinu nimi on nüüdsest peale, mitte Peetrus, vaid ta on, eks ole, ta oli see Siimon kalamees, jah. Ja korraga ütleb talle Jeesus, et nii, nüüd sa oled Peetrus. Kõik visiitkaardid tuleb ära visata. Tal on siis töötatud äri ja see äri kõik jääb seisma korraga ühel päeval. Ja ütleb, et nüüd sa järgid mind. Ja Peetrus ütlebki, et ma viskasin oma 1000 visiitkaarti minema ja järgisin sind. Mis ma saan selle eest? Aga Jeesus see vastus ei hirmuta. Ta ütleb, et salm 28, aga Jeesus ütles teile, tõesti ma ütlen teile, et kes te olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi 100-kordselt ja pärib igavese elu. See kirjakoht ei tähenda, et sa pead loobuma oma isast või emast või vendadest või õdedest, aga see kirjakoht ütleb seda, et kui need asjad takistavad sind Jumalale järgimast, kui need takistavad sind oma elu Jumalale andmast, siis parem loobu nendest ja sa saad tagasi 10-kordselt. Jeesus, isegi kui sa hüppad sinna veel peatüki hiljem 20 peatüki teise poole peale, siis Seebeduse pojad tulevad küsima, et kas saaks nii, et istuksime sinu ühel ja teisel käel tulevises riigis. Jeesus võiks ju vihastada selle peale, et igavesed trügijad, igavesed ülbikud, mida te tahate, lubate endale. Ta ütleb, et ei, ta ütleb, et aga kas te suudate selle hinna maksta? Minu esimene pastor Raimond arvastas ikka öelda seda, et Jumal on juut, Jumalale meeldib kaubelda. Tahad talt midagi saada, siis tuleb selle eest anda või maksta või millegist loobuda. Ja ta annabki sulle hea meelega. Talle meeldib kaubelda. Aga nüüd oleme jõudnud selle, ei ole ka veel, üks salmi lugemata veel, salm 30. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Et maa peal siin meile ikkagi tundub, et me vaatame seda, mis on silme ees. Me vaatame seda, kes, ma ei tea, kellel on uhkem ülikond ja pikem lips ja kes hüüab kõvem häälega halleluuja ja usume, et see on nüüd üks väga kõva Jumala mees või miks mitte Jumala naine, eks ole. Me hindame seda, mis on silme ees, me ei näe kunagi seda, mis on inimese südames. Ja sealjuures sa võid olla täna siin kirikus ja sa näed välja igati ilus ja hea ja ometigi võib su süda olla täiesti purunenud, sa võid olla sisemuses kurb, depressioonis ja me ei näita seda kõike välja kogu aeg. Me ei käi ringi silt rinnas, et ma olen depressioonis. Sa võid, ja Piibel ütleb ka seda, et tegelikult, et Jumalast ei eralda meid mitte tingimata ainult mingid niisugused kaugele välja paistvad patud. Jah, kui me näeme narkomaani, me saame aru, et midagi on seal korrast ära. Tema käitumine, tema välimus näitab, et ilmselt ta suhe Jumalaga ei ole kõige parem.
võime näha, eks ole, kedagi, kes on kuri, sõimab. Me võime näha varast, me saame varga tegude järgi otsustada, et tegemist on vargaga. Me võime röövli tegude järgi otsustada, et tegemist on röövlitega. See kõik on väga ilmne. Aga samas on nii palju asju meie sees, mis pole nähtavad ja ometigi on täpselt sama hullud kui kõik muud patud. Kas sa tead, et muretsemine on patt? Täitsa kui palju me muretseme? Inimesed on väga erinevad. Naljakas on see, et üks päev keegi küsis mu käest koolis, üks kolleeg küsis, et Heigo, kas sa kunagi millegi pärast muretsed? Ja ma hakkasin vastama ja siis hakkasin mõtlema, et ma ei oskagi sellele vastata. Ma ei tea, kas ma muretsed. Vahel kardan küll asju. Ma jagan täiesti seda iksu hirmu näiteks arstide ees. Ma lähen alati arsti juurde ja mul on vererõhk põhjas täiesti punases sealt alati. Et jah, ma ei tea, jällegi ma ei tea, kas see sõna kartus on ka õige sõna seal, ma ei tea, nad ärritavad mind. Nad muidu vigisevad, mis kõik on valesti kogu aeg. Nagu ma ise ei teaks seda. Aga niisugused asjad eraldavad meid Jumalast ja õnneks on meil see võimalus meelt parandada, panna need asjad maha ja tulla Jumala juurde. Ja meie Jumal on uue võimaluse Jumal. Alati. Okei, ma ei hakka ette ruttama. Peatükk 20, salmist 1. Taevariik on maja isanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Lugugi kirjeldab siis kedagi Iisraeli tööandjat, kellel on oma viinamägi. Ja viinamäega on veel selline ju põnev lugu, et kui see saak on valmis seal, kui need viinamarjad on valminud, siis on väga kitsas ajaaken, et need ära koristada, enne kui tulevad vihmad, tormid, külmad, mis iganes. Ja sellepärast viinamägede omanikud siis hooajal pidid palkama väga ohtralt omale tööjõudu. Ja tal ei olnud rahaprobleem. Tal oli olemas ressursid, et maksta töötegijatele, probleem olid töötegijad. Kui ta siis töölistega läks varahommikul välja palkama töötegijaid viinamäele. Tavaliselt oli tollal niimoodi, et kas keegi mäletab, tõukajal olid niisugused tegelased nagu turuvarblased. Neid enam ei ole vist tänapäeval, aga tollal oli tõesti selline võimalus, et mind hommikul turule ja vaadata, et kas palgatakse täna või mitte. Go work a bit või? Näiteks, jah. No ütleme niimoodi, et me täna ei suhtu nendesse halvasti ja muides ka piibli aegadel nendes isikutes ei suhtuda halvasti. Nõukajal oli turuvarblastel selline natukene negatiivne mõiste juures, et olid mingid joodikud, kes ei suhtunud muud tööd pidada. Aga tollal oli täitsa tavapärane, et tööline, muideks koos oma tööriistadega, läks hommikul turule ja lootis, et teda palgatakse. Ja selline komme maailmas pole sugugi täna kuskile kadunud. Kunagi ma Šotimaal kohtusin pastor William Careyga, kes teab, siis William Carey oli esimene Inglise missionär, kes üldse läks Indiasse kuulutama. Ja William Carey on siis tema nimekaim, nimetatud vanemate poolt ka sama nimega. Ja siis ta ütleski, et siis me rääkisime tema kogudusest ja ta ütleski, et minu koguduses on umbes veerand inimestest, kes käib igapäeval tööl. Ja umbes veel veerand, kes iga hommiku läheb välja ja vaatab, kus ta saab tööd täna. Ja pooled, kes ei käi üldse enam kuskil. Nii et ka seal on inimesed, kes lähevad hommikul välja ja sa ei tea ette, kas ma täna saan tööd ja süüa või ei saa. Ja samamoodi olid ka Iisraelis need inimesed, kes läksid hommikul turule, need olid tavaliselt isegi oma tööriistad tihtipeale kaasas ja vaatasid, kas nad saavad täna palgalist tööd. Ja see vara hommiku all mõeldakse siin muideks niisugust Iisraeli päeva algus on umbes kell 6 hommikul. No ajad on muutunud, me keegi vist ei lähe, harva kui me läheme kella 6 hommikul tööle. Vahel läheme ka, aga üldjuhul enamik töökohta algab meil siin siis, ma ei tea, 8, 9 või mõnel 10 või kuidas kellelgi. Aga Iisraelis, kui päike tõusis, siis oli tööpäev alanud. Kell oli 6 hommikul. Salm 2. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Läkitas ta ühesõnaga tööd tegema. Ja
teenar on selline huvitav rahaühik, et see on tegelikult vist tänapäeval tuntakse ta rohkem sõnana dinaar. Aga teenar oli keskmine töölise päevapalk. No mis võiks täna meil keskmine päevapalk olla, selline hästi keskmine 50 eurot päev äkki või? Noh, kuigi ma tean, et ehitajatel on see juba, ehitajad, kes on spetsialistid, nendel on seal võib-olla isegi rohkem, aga noh, jah, ma ei tea. Vist ma lugesin kuskilt, et kui keskmine palk praegu bruto on 2000 umbes, siis kätte tähendab umbes mingi, ma ei tea, 1600 või? Noh, teebki mingi umbes 50-60 eurot päev. Ja leppis kokku nendega, et teed päev otsa tööd ja saad 50 eurot. Ühe teenari, päevapalga. Noh, tasub ka mõelda selle peale, et tollaegne töönädal kestis 6 päeva, mitte 5 päeva nagu täna. Minu põlvkond veel mäletab, Hannes, kui me käisime laupäeviti koolis kunagi. Kuskil meie ajal lõppes see laupäevane kool ära. See oli kas äkki keskkooli ajal kuskil kodus laupäevane kooli komme ära. Kuidas? Ei, 67 ma pealt sündinudki veel. 87 kõlaks õigemini, jah, võib-olla. 87 me olime 12. klassi lõpetasime. Jaa, see oli töönädal, aga koolid käisid laupäeviti edasi. Mina tean, minu vanemad jäid koju magama ja ma läksin kooli laupäeviti. Kujuta seda ebaõiglust ette. Et kusagil 85-6 ta lõppes ilmselt ja muutus ka kool 5-päevaseks. Nii, ja nüüd ta lepis kokku, teed tööd, kogu päeva, tollagne tööpäev kestis ka ikkagi 12 tundi ja maksan sulle 50 eurot päev. Aga ta läheb uuesti välja 3. tunnil ja 3. tund tähendab siis nüüd pärast päikese tõusu 3. tund, see on umbes kell 9 hommikul ja vaatab, et aga näed, siin on veel mehi, kes siin seisavad tööriistadega. Ja ütleb neile, et minge ka teie Viinamäele ja ma annan teile, mis iganes õiglane on. Muideks, selle peale tasub ka mõelda, et miks need mehed kell 6 oli olnud? Ju nad ei viitsinud varem tulla, et tulid natukene hiljem. Ja isand ütleb, et minge tööle, mul on töö, praegu on hooaeg, praegu on Viinamäe lõikus, need tuleb ruttu ära teha. Mul on iga töökäsi arvel, minge Viinamäele. Ja nad läksid. Ja taas läks ta välja 6. tunnil, see on siis umbes kell 12 ja 9. tunnil ja nii edasi. Aga kui ta läks välja ka 11. tunnil, see on siis õhtul kell 5. Tööpäev lõppes umbes kell 6 ja kell 5 ta leiab veel turu pealt tegelasi, kes on seal vedelevad lihtsalt niisama. Ja ütleb ka, et minge teiega tööle, mis te passite siin. Mis tähendab seda, et isandal on vaja töökäsi, töötajaid. Tal ei ole probleem palka maksta, tal on probleem töötajaid leida. Ja nüüd on siis käes see loo puent, palga maksmine. Kui õhtu tuli, see on siis õhtul kell 6 umbes, ütleb ta oma Viinamäe isanda oma valitsejale. Kuidas see valitseja võiks tänapäeval olla? Manager, töötööjuhataja, raamatupidaja, mis iganes ta on. Kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni. Ja see on huvitav, et ta kõigepealt kutsub ette need, kes said vaevalt tund aega töötada. Ja 11. tunnil palgatud tulid ning said igaüks ühe teenari. Said 50 eurot kätte, puhtalt kätte. Ja kui siis esimesed tulid, need, kes olid kogu päeva töötanud, 12 tundi töötanud, siis oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemad said igaüks ühe teenari, 50 eurot. On huvitav või on oluline mõista seda, et Jumal näeb asju erinevalt meist. Isand käib päev otsa ja ta imestab, et miks te ei tööta? Miks te pole vastanud sellele kutsele tulla selle isanda, või eesti keeles võime öelda ka issanda, Viinamäele tööle? Miks te ei ole vastanud sellele kutsele? Ja nad ilmselt võisid talle öelda, et aga meid pole kutsutud. Ja isand kutsub neid siis. Kui te pole kutsutud, siis nüüd ma kutsun. Mulle tundub, et Jumal kutsub ka täna täpselt samamoodi. Et võta oma asjad ja tule tööle Jumala riiki. Mis on see sinu
oskus Jumala riigis, mis on see sinu võimekus Jumala riigis. Sa ütled, et ma ei oska midagi. Viimase peal võisid ka öelda, et me oleme siin, no päev on läbi kohe, tund aega on ainult jäänud veel tööpäeva. Jumala kutsus neid, minge ja vastake sellele Jumala kutsele. Viinamaa isandal oli tööd kõikide jaoks, kes vähegi tahtsid teha midagi. Ja ta koheselt kutsus neid ja maksis neile palka selle eest. Isand, aga tasumise puhul me püüame arvata kogu aeg seda, et meie inimlikult näeme, kes on rohkem väärt ja kes on vähem väärt. Ja siin Regina just rääkis me Kristuse ihust kui kehast. Ja kas meie kehas on mingid organeid, mis on oluliselt vähem tähtsad kui teised organid? Võib-olla napilt saab hakkama ilma käe või jalata kuidagi moodi. Aga enamik siis organid on täiesti vajalikud ja nendeta ei saagi praktiliselt hakkama. Kõige huvitavam on see ju, et asjad, mis on kõige olulisemad, on need kõige nähtamatumad. Me oleme ikka öelnud seda, et meie kõige olulisemad organid on peidetud ära meie sisse. Me teeme komplimenti üksteise riietele ja soengutele. Aga me ütle üksteisele, et kuule, sul on päris ilus maks täna. Mulle meeldivad sinu neerud, need on nii lahedad. Tegelikult ju oligi, Vana Testamendi puhul olid kõik need neerud, vaata siin me lugesime ka neerudest, eks ole, lihtsalt, et Vana Testamendi juudid uskusid seda, et inimese emotsionaalne keskus ei ole süda, nagu meie arvame. Kuigi ta täna tegelikult ei ole. Vaid on neerud. Nad laulsid, kuidas nad jätsid oma neerud San Franciscosse. Või laulsid sellest rumalatest neerudest. Ühesõnaga, nad uskusid seda, et neerud on inimese emotsionaalne tsenter. Täna me teame, et tegelikult ka süda on ainult ju selline kirjanduslik liialdus, et tegelikult meie mõtted ja meie meeled on hoopis kuskil mujal, meie ajus, meie hinges, meie vaimus. Jah, minu isa arvastas öelda, et hing asub inimesel põie all, sellepärast, et kui sa tuleb vetsus, siis sa ütled, et hingel hakkas kohe kergem. Aga fakt on see, et me jõudsime siia kohta välja ja nüüd need esimesed, nad jõusid sinna, et nad nurisesid, salm 11. Aga kui nad olid selle saanud, siis nad nurisesid majanda isanda üle. Need viimased on töötanud ainult 1 tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päeva koormat ja lõõska. Ja selle asja nimi on ju kadedus. Aga miks tema? Tead, ma tahan sulle öelda ka veel ühte asja. Jumal teeb meiega igaühega isikliku kokkuleppe ja lepingu. Ja sinu usk, sinu suhe Jumalaga, sinu kohtumine Jumalaga on täiesti kordumatu ja ainulaadne. Ja mitte kellegiga sa ei saa seda võrrelda, või mõelda, et kellegi usk on nüüd suurem kui sinu oma või väiksem kui sinu oma või kellegi Jumala kogemus on suurem kui sinu oma või väiksem kui sinu oma. Sinu Jumala kogemus on ainulaadne ja kordumatu. Ja Jumal räägib sulle selle loo, mis on ainult sulle. Mäletate, kus küsib Peetrus Jeesuse käest seal ühe evangeeliumi lõpus, et mis temast saab? Johannese kohta küsib. Jeesus ütleb, et mis see sinu asi on. Ja väga tihti me mõtleme, et aga Jumal, miks sa lubad, et ta on ju kristlane, aga miks ta on niisugune? Miks ta on nende nõrkustega, miks ta on nende probleemidega? Jumal ütleb, et see ei ole sinu asi. See on tema ja sinu vaheline asi. Ja siis me ütleme seda, et aga Jumal, ma ei ole ju teeninud ära seda probleemi, mis mu elus on juhtunud või toimunud. Kas sa tahad, et Jumal tasuks sulle sinu teenete eest ainult? Ma arvan, et me oleksime kõik väga tõsises probleemis, kui Jumal tasuks meile selle eest, mis me oleme välja teeninud. Me ei ole mitte keegi teeninud Jumalalt mitte midagi välja. Pigem vastupidi. Jeesus võrdleb seda ühes loos ju selle võlaga, mis oli seal 10 000 talenti.
ja kui see dinaar oli umbes, kas ta oli 100 talendist või, siis korrutage 10 000 veel 100-ga ja siis te saate aru, missugust võlgadest seal räägitakse. Tänu Jumalale, et Jumal ei vasta meile selle järgi, mis me oleme ära teeninud, vaid tema vastab meile oma armuga. Ja siis ta ütlebki selle peale, see isand ütlebki talle, Salm 13, sõber, ma ei tee sulle ülekohut, kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile. Ja Jumal ei tee sulle kunagi ülekohut. Jumal ei võta sul kunagi seda ära, mis on sulle antud tema armu läbi. Ta ütleb, et võtta ma palk ja mine ma teed, aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Jumala viisid meid tasustada ei ole kindlasti see, mismoodi meie teeksime seda. Need on palju-palju kõrgemad. Ja Jumal kutsub täna ükskõik, mis sa oma elus oled teinud või kus sa oled olnud või millega sa oled hakkama saanud. Ta pakub sulle oma armu ja ütleb, et tule minu Viinamäele tööle. Tööd on nii palju, hooaeg on käes, lõikus on käes. Mõtle, mis sa saaksid teha selleks, et Jumala riik täna toimiks. Jumal küsin su käest, et kuidas sa saaksid Jumala riiki kritiseerida? No see on kõige lihtsam ju. Me oleme erinevad täiesti. Kui sa vaatad oma naabri peale praegu, siis kas sa leiad 3 erinevust? Ei leia, no ma arusan. Me oleme täiesti erinevad. Sest me oleme selle keha erinevad osad. Ja kui me kadestame üksteist, siis on see umbes sama hea, kui, ma ei tea, kui sa lähed, kui sul käel on midagi, kui sa pesed oma kätt, kas su jalg on siis kade, et teda ei pesta. See tuleb kogu ihule heaks. Kui sa, ma ei tea, kui sa sööd ja sul on maitsev toit suus, kas kopsud ohkavad, et miks meie ei saa seda maitset tunda? Ei, kogu keha rõõmustab selle üle, mis sul hästi on. Kopsud teavad ka, et küllap see, mida see suu närib ja mida magu seedib, et küllap osa jõuab pärast ka kopsudesse juba verega. Ja kui ihu ühel osal on hea, siis on ju tegelikult ju kogu ihul hea. Ja kui ihu ühel osal on halb, siis kogu ihu kannatab selle all. Kui sa lööd oma varba vastu kivi, siis ei ole niimoodi, et tühja see varvas on verine ja valutab, aga muidu mul on ju šallalla. No päris nii ei ole. Selles mõttes, et sa kannad hoolt siis oma varba eest, seod ta kinni ja paned sinna desinfitseerivat vahendit ja ma ei tea, kui vaja on, siis vaigised valu veel mingi ravimiga, aga kui ühel ihuliikmel on halb, on kõigil halb, aga kui ühel ihuliikmel on hea, on ju kõigil hea. Ja sellepärast ongi ju tore, kui me näeme, et Jumal kedagi austab, Jumal kellelegi on andnud midagi, mingisuguse väe, mingisuguse kutsumise või teinud ime kellegi kaudu, siis minul on küll selle üle hea meel tõesti, et Jumala riigis asjad toimivad. Ma ei hakka mõtlema selle peale, et tegelikult oleks võinud minu kaudu seda teha. Meil igal ihuliikmel on oma koht. Ja siin see maja isand, kes on tegelikult ju Jumala võrdkuju, sõitleb teda kadeduse pärast. Salm 15, kas ma ei tohi enese omaga teha seda, mida ma tahan, või on sinu silm kade, et mina olen hea? Kade silm, kuri silm, isegi Eesti rahvausundis on selle kohta mingid märgid on kurjast silmast, aga juutide puhul see tähendas arvatavasti kadedust just. Ja 10 käsuski lausa ütleb, et sa ei tohi himustada seda, mis on sinu naabril. Kui sa seda teed, sa lõikad ennast ära Jumalast. Ja Jumal ütlebki, et mina võin anda oma õnnistust, mina võin anda oma armu nii, nagu mina tahan, mitte nii, nagu sulle tundub. Sellepärast saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks. Nagu öeldud, Jumala tasusüsteem erineb kindlasti inimlikult. Ja ma ei ütlegi, et me inimestele peaksime kuidagi teistmoodi tegema, ikkagi inimesena on ju selge, et kui sa palkad kellegi tööle, sa maksad vastavalt tema töötundidele. Meil on üks ehitaja, kes meil seal teeb ja siis iga päev paneb ta tunnid kirja ja me maksame talle, palju ta neid tunde tööd tegi. Ma ei ole kuulnud, et me oleks talle maksnud 2 korda rohkem või 10 korda rohkem nagu siin see maja isand. Aga Jumal, tema võib teha niimoodi.
see on tema maailm ja võib-olla ta isegi näeb asju hoopis teistmoodi, hoopis targemini kui meie. Sellepärast on jällegi üleskutse, ärme ole üksteisele kohtumõistjad ja kiired kohtumõistjad. Aga tema ütles niimoodi, aga tema käitus niimoodi. See on see, mida lasteaias tehakse. Aga tema pissis minu liivakasti. Ja siin on üks lause, mis on küll sulgudesse pandud, sellepärast, et seda võib-olla osades tekstides vanasti polnud, aga me ikkagi loeme seda, sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Ma rääkisin ka natuke eelmine kord, et mulle tundus see nii kummane see lause, et mis mõttes on paljud kutsutud, et see on umbes niimoodi, et nagu tööandja kutsub omale sinna kandideerijaid, sinna 100 tükki ja valib neist siis vähesed välja, 10 välja. Aga Jumala riigis tähendab see hoopis teistmoodi. Jumala riigis me oleme kõik kutsutud. Paljud on meist kutsutud, aga vähesed on valinud sellele vastamise. Minu isiklik veendumus on see, et Jumal kutsub tegelikult ühel või teisel viisil kõiki inimesi ühel või teisel eluhetkel. Aga kas me vastame sellele kutsele? Kas me julgeme sellele kutsele vastata? Kas me tahame? See võib tunduda meile hirmutav, see võib tunduda meile liiga väljakutsuv. Me teame oma elusid. Me teame, et meil on hulk asju, mida peaks muutma. Kas me julgeme sellele kutsele vastata? Aga mis siis, kui ma pean loobuma millegist, mis mulle väga meeldib? Vahel tuleb ka seda teha. Ainuke asi on see, et tavaliselt Jumal annab sulle midagi palju paremat tasemel. Jumal õnnistab ka neid, kes meie arvates seda väärt ei ole. Nii kummaline kui see ka ei ole. Sest tema näeb seda, mis on inimese sees, meie näeme ainult seda, mis on väljapool. Aga ta pole mitte kunagi ebaaus. Me oleme erinevad, meie suhe on ainulaadne ja minu palve on see, et sa vastaksid täna Jumala kutsele. Ja võib-olla teeme niimoodi, et me võtame aega palvetada koos. Ma ei tea, äkki mõned muusikud on nõus tulema ja natukene taustaks mängima. Me palvetame ja siis saame osa ka hetke pärast armulauast. Aga kas keegi tahab tulla taustaks mängida natukene? Aitäh. Aga issand, me tuleme praegu kogudusena sinu ette. Ja täname sind selle eest, selle püha kutse eest, millega sa oled meid kutsunud. Olema Jumala riigi töötegijad. Ja me täname sind, et me ei ole lihtsalt siin Jumala riigis selle jaoks, et käia pühapäeviti kirikus kohvi joomas ja jutustamas, vaid sa oled kutsunud meid tõelisele tööle sellega, et kus inimesed saavad pöörduda sinu poole. Läbi selle, mis me teeme, läbi selle, kuidas me elame, läbi selle, mida me ütleme. Aita, issand, et me võiksime täna vastata sellele kutsele. Ja ükskõik, kas on sinu jaoks päeva 1., 3., 6. või 9. või minu poolest 11. tund. Me nägime selle kirjakoha järgi, et sina vastad meile. Sina kutsud meid. Ja sina ei taha jätta meile tasumata. Me ülistame ja kiidame sind selle eest. Ja sa võid koha peal lihtsalt mõelda ja katsuda oma südames, et kuidas ja kuhu on Jumal sind kutsunud. Mida ta on sulle sosistanud sinu südamesse? Mis on see sinu kutsumine? Ja mõtle selle peale, et kas sa tahad talle täna jah öelda. Jah, issand. Võib-olla tuleb sulle midagi maha panna. Võib-olla on see mingisugune
andestamatus, solvumine. Võib-olla on see mingisugune vana asi, mis sind ikkagi häirib ja häirib. Kellegi või millegi suhtes, pane see täna maha. Jeesus ütleb, et kas on hea, et sa oled kõik kasult pidanud, nüüd pane see viimane asi ka veel maha ja järgi mind. Pane maha see, mis on sind seganud. Loobu sellest ja pane see maha. Ja ära korja seda enam maast üles. See on läinud. Ja Jumal tahab sulle maksta sinu ükskõik kui pikk su päevatööga ei ole. Ta maksab sulle täishinna, sest et tema tahab sind õnnistada. Tema tahab sind üles tõsta. Jäta see maha, mis on sind takistanud. Pane see maha. Las ta jääda. Väga hea, et tast lahti sai. Nüüd saab edasi minna. Jah, isand, me tahame vastata sulle, et jah, me tahame tulla tööle. Ükskõik, mis on olnud, me tuleme. Tänu sulle, Jeesus. Ja, tänu Jumalale selle eest, et Jumal ikka endiselt kutsub ja tegeleb meiega, et tema riigis tundub olema nii, et tööpuudust ei ole, et mõni tahab võib-olla rohkem neid tingimusi teada ja palka ka teada saada, et mis siis palgaks pakutakse. Aga siis need läbirääkimised tuleb siis tema endaga teha. Ma ei tea, kuidas seda infot tema käest kätte täpselt saada, aga midagi me saame piiblist, nii et igal juhul me oleme tänulikud Jumalale selle eest, et ta kutsub. Ja samas me teame ka seda, et see on tegelikult üks suur eesõigus, kui sa saad midagi teha või kui sul on koht Jumala riigis, kus sa teed midagi tema kuningriigi ehitamiseks ja see kindlasti saab tema poolt rikkalikult tasustatud. Nagu Eigo ütles, et kui keegi jätab või loobub või ohverdab midagi oma isikust elust, heaolust Jumala riigi heaks, siis tegelikult see saab 100-kordselt nii siin elus kui ka tulevikus, igavikus elus tasutud. Nii et see on ainult tõotus, et nüüd küsimus on sellest, kas me usume sellesse. Ja isegi ma mõtlen seda, et kui tuleb välja nii, et kui peaks olema nii, et ei olegi peale surma mingit tasu ja ei saagi midagi enam, siis ega me ikka seda elu ei kahetse. Et ma täna elan seda elu ja neid valikuid, mis ma olen teinud, ma teeksin seda, ma arvan, uuesti. Ja mul isegi väga ei olegi vahet, et kui palju ma sellest palka saan. Või et ma olen nii suure ohvri toonud, et loobunud nüüd sellest. Ma võiksin ka kuskil ärimaailmas äkki olla võib-olla ja teha siin, liigutada siin miljoneid, eks ju, et oled tulnud siia väikse kirikuga siin, tegeled siin mingisuguste asjadega, eks ju. Aga need on need asjad, mis Jumal on meie südamesse pannud ja tegelikult inimene on kõige õnnelikum just siis, kui ta neid asju teeb. Muideks, tagasi tulles selle soolestiku ja kogu selle, teate, tänapäeva teadlased nimetavad isegi seda soolestikku või meie seedelundkonda teiseks ajuks. Sest 90% õnnehormoone toodetakse just, serotiinid on, et toodetakse just sealt bakteritega, need bakterid nii-öelda toodavad seda, mis on kõhus. Nii et söö kimšit, söö kõiksugused hapendatud toite, probiootikumid, kõik muud sellised. Ja need on jah sellised asjad, mida me saame ise teha, et me oleksime rõõmsad ja õnnelikud. Aga loomulikult see on ainult üks osa sellest. Teine osa on see, kus me Jumalat järgime. Aga enne kui me läheme nüüd armulaua juurde, siis ma lasen ka selle karbi ringi käima ja lihtsalt ütlen paar sõna. Mõnikord me ütleme midagi, mõnikord me ütleme, lihtsalt lasen selle karbi ringi käima. Et me oleme nüüd sisenenud nüüd jälle sellesse aega, kus meie kommunaalkulud hakkavad kohe tõusma, kui ilm külmeneb. Need lähevad kohe 3-kordseks siin. Meie kulud siis suurenevad, kevadel läheb jälle lõdvemaks natukene. Ja me oleme praegult nüüd sel sügisel perioodil oleme päris palju ka kulutanud koguduse raha erinevatesse valdkondadesse, sest tegelikult selleks meie raha kogunemegi, et me saaksime seda kasutada teatud tegevustes. Et seda ei ole ka mõtet ainult rendi peale kulutada, vaid sa tahad ju, et ikkagi nendesse tegevustesse, kus me siis tegutseme. Et sinna me saaksime siis ka ressursse suunata, ükskõik siis kes kus mida teeb.
et me nüüd käisime Sotimaal, sinna läksid omad kulud, mis on täiesti tulevad teistmoodi kogudust tagasi, see oli väga hea investeering. Nüüd me käisime tiimiga väljas, kus me kulutasime ka raha päris palju, aga see on miski, mis on meie jaoks tähtis. Ma ei tea, kui palju sulle töökohtadest öeldakse, aga siin kirikus me tahame öelda, et meie tahame investeerida inimestesse. Ja tiimiga on just see, et see, kes seda asja veab, kes on töövaldkonnas, kes ongi oma ohverdanud oma elu mugavusest tulnud välja. Võtame kas või Redi, keda täna ei ole, kes käib siin nagu, teeb siin 10 rindel. Seal, kus sa sinna juba said? Ilmusid äkki. Et siis ka kirikuna vähesel määralgi, kui me saame midagi tagasi anda nende inimestele, just ka selle koha pealt, et me saame lihtsalt rääkida, palvetada üksteise eest, kuulata, kuidas meil läheb, toetada ja anda võib-olla ka mõni selline natukene parem keskkond, kus sellised head asjad saavad toimuda, kus meie suhted saavad klaaritud ja meie elud saavad jagatud. Ja võib-olla ka veel siis väike saun ja mis veel lisaks õnnehormoone ka võib-olla annab juurde, siis see tegelikult tuleb jällegi kõik kirikus tagasi. Ja nüüd me valmistame järgmiseks suureks asjaks ette on meie jõulupidu, evangeelne projekt, nimetame seda evangeelseks projektiks, heas mõttes, kus me tahame kutsuda eelkõige oma lähedasi, neid inimesi, kes võib-olla on Jumalast huvitatud, aga ei ole seda sammu teinud või nad ei ole veel valmis täna kirikusse tulema siia teenistusele. Aga hea meelega võib-olla nad tuleksid meie jõulupeole näiteks, kus on meil meelelahutuslik programm ja siis vähesel määral ka siis evangeeliumi või jumalasõna. Ja nad saavad siia tulla. Nii et see on jälle üks selline kulu, üle 1000 rohkemgi veel läheb siin, kui me rendime kõik siin need vahendid ja kõik me toidud siia juurde. Et lihtsalt, kui ma ka täna selle karbiringi panen, siis lihtsalt tänan igat ühte, kes on toetanud. Vahel ma vaatan, mina ju näen meie raamatupidajaga ja näeme ka ülekandeid, kes ju kui palju annab ja vahel mulle tundub, et mõni inimene annab liiga palju. Ja seda ka ma arvan, et kirikuts väga tihti öelda, pigem öeldakse, anna ikka rohkem ikka, pane nüüd ikka juurde ja mis sa siin jokutad ja usku ei ole ja kogu aeg küte alla, et ikkagi rohkem sul need rahakoti lõuad läheksid lahti. Siis mina vastupidi, et ära üle jõu anna, et vahel mõni inimene on minu meelest isegi liiga helde ja mul on vaja vähem väike mure, et kas ta ise ikka saab oma asju ja oma elu elada ja teha oma asju. Aga samas jälle, kui sul on ja tead ja usud sellesse, mida me siin teeme ja see läheb sulle korda ja näed seda kui head investeeringut ka Jumala riik ja sellesse kõigesse, sellesse meie kiriku tegevusse ka, siis me täname igasuguse annetuse eest, sest nüüd on jälle see periood, kus me vajame natuke võib-olla rohkem kui võib-olla jälle kevad-suve perioodi. Nii et ma lasen selle karbi ringi, see on ka hea viis tulla armulauale, et sa oled andnud ka oma annetuse, kui sa soovid. Meie kodulehel on olemas ka QR-koodid ja kõik muud asjad, et kui keegi tahab sealt kiiresti, seal saab ka panna lihtsalt ka kodulehel saab panna ka lihtsalt annetuse summa, pumps, kliks, klaks ja kohe läheb peaks. Ma loodan, et see toimib ja siin peame veel testima seda, kuidas see asi toimib. Aga nii kaua, kui see karp käib ringi, siis tuleme siia ette võib-olla siis, kes me täna jagame. Ma tea, Eigo siis ja ma tea, kes Annes ja äkki Ants tuleb ja võtate need karikad ja võid, kes tahab. Ja ma nii kaua loen ka siis natukene, kust see, et tegelikult ka meil on nagu 2 põhilist kirjakohta. Üks on see Jeesus enda need sõnad, kus ta räägib seal viimasel õhtusööma ajal, kus ta räägib sellest armulaua tähendusest ja tegelikult seab selle paika. Ja Paulus kirjutab sellest, kirjutab 1. Korintuse kirjas ka samamoodi selle armulaua tähendusest. Aga Apostlite teod 2. peatükk ja salmist 42-48 või ütleme kogu selles kontekstis me näemegi, et pärast seda, kui Jeesus oli oli armulaua siis õpetust või nii-öelda seda praktikat seadnud, siis Apostlite tegude 2. peatükist me näemegi, et varakristlased ja varakogudus ka järgisid seda ja siin me loeme niimoodi, et ja nad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Ja nad murdsid kodudes leiba ja võtsid rooga rõõmsa ja siira südamega. Et see oli nüüd otsene see vili või see, kui Jeesus selle seadis, see armulaua
praktika, et tehke seda nii tihti, kui te kokku tulete, siis me näemegi siin Apostlite 2. peatükist, et algkogudus või varakogudus siis tegidki seda. Nad tegid seda põhiliselt loomulikult oma kodudes. On teada, et see oli rohkem ka selliste söömiste ajal, et see ei olnud, ütleme nii nagu meil täna võib-olla praegu siin on, kus on siis konkreetselt mingisugused nii-öelda seadmised või seatud asi, et me võiksime seda vabalt ka teha pärast veel söögilaua ääres, et siis mingi hetk ma kõlistan seal klaasi või ütlen nüüd võtame, issand on seadnud selle asja tema vereks ja siis on tema ihu ja me võtame, sööme. Aga me oleme niimoodi teinud seda oma kirikus, et me teeme siis siin seda teenistusel. Meil muud mingisugust sellist piirangut ei ole kui see, et me usume ikkagi, et armulauale võiksid tulla eelkõige ikkagi need, kes on juba kristlased. Ehk siis, kui sa oled usklik, siis see laud on sinu jaoks. See on selle jaoks, et sa võiksid kinnitada oma lepingut Jumalaga. Kui sa ei ole kristlane, siis ära veel tule. Aga hea uudis on see, et sa võid alati kristlaks saada, kui sa seda tahad. Ja siis on ka see laud sinu jaoks. Ja ma loen ka siit piiblist, või tähendab siit ühe ka üks selline varem praktika või varem on selline üks ka palve, mis on kirja pantud, mida armulaual kasutati. Et meil on küll, me tavaliselt teeme siin sellist vaba palvet, nii kuidas meil südames on, aga täna ma loen siis ette ühe sellise vanema kristliku pärandiga seotud, siis armulauaga seotud siis palve, kus oli siis niimoodi öeldud. Issand Jeesus Kristus, sina oled meid kutsunud oma laua ümber, et me meenutaksime sinu ohvrit ristil. Puhasta meid kõigest, mis lahutab meid sinust ja üksteisest. Anna, et me võiksime selle leiva ja veini vastu võtta tänuga ja usus, mäletades sinu surma ja üles tõusmist. Ning et me elaksime uues elus, mida sina meile pakud. Täida meid oma püha vaimuga, et me võiksime olla üks ihu ja üks vaim sinu nimel. Aamen. Tule ja võta ja saa osa sellest leivast, mis on Kristus ihu ja sellest veinist, mis on Kristuse veri sinu eest valatud. Tule ja võta. Ja Matteuse evangeeliumis siis on kõik saanud, jah. Matteuse evangeeliumis Jeesus siis ütleb need kuulsad sõnad, mida me siin kasutame alati. Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja andis jüngritele ning ütles, võtke, sööge, sest see on minu ihu. Võta ja söö, see on Kristuse ihu, mis on sinu eest antud. Samuti võttis ta karika, tänas ja andis neile öeldes, jooge kõik sellest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Võta ja joo, see on Kristuse veri, mis on sinu eest valatud. Kallis Taavi, isa, me täname sind, et sina taas kinnitad seda lepingut, seda uut lepingut, mis on sõlmitud läbi sinu vere, sinu ristisurma, sinu ohvri, keha ohverdamise. Läbi sinu surma ja üles tõusmise on meil ligipääs täna kõikidele nendele kallitele tõotustele, mida sa kunagi tõotasid juutidele. Me võime olla osa sellest vääris õlipuust, poogitud selle külge, selle tõttu, mida sina tegid, Jeesus. Me täname, et meil on täna see arusaam ja see eesõigus ja see ligipääs ja me oleme tänulikud ja mäletame ja meenutame ja peame seda kalliks, mida sina oled meie eest teinud. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus, selle eest. Amen. Nii, me oleme üsna pea lõppemas. Meil on veel üks teade siin. Urmas tuleb, ütleb meie talgute kohta. Muideks ma enne veel unustasin ütlemata, et me just soetasime endale ka uued külmkapid. Nii et ühe kapi, jah, see on ühe kapi. Nii et kui te mõtlete, kuhu raha läheb, siis me vaikselt siin ikka annan teada, kuhu läheb. Et ei lähe meie taskusse. Ja tänane sõna, võtame istet korraks.
et tänane sõna oli väga hea töötamisest ja see oli hea promo selle kohta, mis nüüd hakkab saama. Meie koguduse ruumides tuleb issandale nüüd tööpäev, kes tuleb ka 11. tunnil võib tulla ja ehk saab issandalt selle sama palga, kes tuleb varem. Ühesõnaga, sel teisipäeval kell 1 on küll tööaeg, ma tean, aga äkki on neid inimesi, kes saaks, mina just nimelt sel ajal saan ja Markusega me tuleme ja teeme mingeid töid. Siin on üks list, mida oleks vaja meil siin nagu teha lihtsalt ülevaateks. Põrandaliistud kööki on ostetud ja me paneme sinna uued liistud, need plastmassliistud ei sobi, lagunevad. Ja elekter sellele külmikutele Tarmo, kui saab, tuleb, paneb selle nii-öelda eraldi pistikupesad sinna nurka, et ei oleks pikendustega jooksmist seal. Siis need metallrestid, kogu see hunnik siin, tahaksime tegelikult värvida mustaks, et nad ei oleks sellised roostes, kuna meil on pidu tulemas, ilus pidu, eks ju, ja tahame vuntsida ka need üles. Ja uste tihendid, mingid uksed seal kolisevad, nendele tihendid paneme seinast, võtame tüüblid välja, need seinad on tegelikult ja põrandad on, kus on mõnes kohas augud või tüüblid, me paneme need kinni, teeme natuke viisakamaks. Ülevalt kola utiliseerimine, et kelle kola see kõik seal on, eks ju, aga meil mehi on vaja, kes aitavad alla tõsta ja paneme nad valmis siia käruga ära viimiseks. Ja teisel päeval nähtavasti viime selle siis ära ka. Ja prügikasti kapi ukse paigaldus külmkapi asemel, et sealt see väike vana külmkapp läheb ära ja sinna tuleb selline kapikene, kuhu tulevad prügikastid, et ei oleks nagu nii nähtaval meil kogu see prügimajandus seal. Et sellised asjad, kindlasti on veel asju, aga need olid, mis meil esimesena pähe hüppasid, et teisipäeval kell 1. Ja ma arvan, et mingi 5 me teeme, et kes saab, see tuleb ja on meil vaja ka hiljem võib-olla neid siine siin vahetada veel ja kell 1 on juba ju, kui sa ärkad kell 4, mis kell sa siis ärkad? Ja, no täpselt, tulge aga. Nii et abikäsi on vaja, võtame tööriistad ise, me võtame kaasa ja pinslid ja asjad, nii et et me võime muidugi veel, ma ei tea, kas me ülekandle juba ütlesime tšau või ei öelnud veel, siis ütleme ülekandele kõigile neile, et me siin jätkame natuke veel oma arutelusid. Aga et selge see, et tööinimesed ei saa tulla sel päeval, et võib-olla kaalume siis ka mingisugust laupäeva.